karvane bottom ja tõesti nagu 10-9 suitsid tõenäoliselt ei foldiks enam. Aga sul tuleb palju paremaid spotte pärast, et kui sa oled kuradi big blind ja kui sa oled nagu blindides nii-öelda. Et sa saad koolida laidilt ja sa võid isegi nagu UTG-st võid veel paari käe jooksul midagi solidit saada. Ma arvan, see on optimaalsem. Okei. Ma ise mäletan ka, ma in-game kahtlesin, kas shovedas on. Fine. Jam. No kui üldse midagi teha, siis jam, aga see freeway, ma ei tea, see freeway flat on nii kahtlane seal reis. See vend on jälle nagu loose, selles mõttes ma kindlasti ei teeks seda, aga nagu mingi paljude playerite vastu lihtsalt nad mõlemad on päris loose. Et 100-käeliste samplite peale race first in on 33 mõlemad. Ei no, race first in jaa, aga mida ta flatib seal selles mõttes? Aga ta on lag ju, ta on tema flatid reis. See kui ta lag on, see tähendab, flatting range on väga lai seal siukse stack deathiga, et kui siuke vend avab UTG-st. Mitte tingimata, aga ma arvan, et ta flatting range'is võib olla nagu palju selliseid käsi nagu näiteks ta võib äärmisel juhul flatida isegi mingid poissööksa suited, et nagu mis lihtsalt ma ei usu. Aga ma arvan ka, et võib-olla pigem mitte, aga ta flatib kindlasti palju selliseid käsi nagu mingi emand kunn suite, dash, emand suite, dash, muidugi flatib. Jaa, olen nõus. Kõik sellised asjad põhimõtteliselt, mille vastu ma mängin nagu küllaltki hästi, arvestades seda ka, et nii palju raha on botis, siis mul tundub, et see on nagu liiga hea käsi, mida mina visata. Aga siis võiks juba jammida pigem. Kui midagi teha, siis jammida, muidugi. Aga lihtsalt, et nagu probleem on selles, et ta ei flati seal kunagi nagu väiksemaid paare. Et nagu see on see case. Et miks võib-olla... Ma arvan, mingi nagu 90 poisid juba paneb pre sisse emandad ka, et on nagu flatting range jäävad ainult... Või ma arvan, et emandaid kindlasti paneb, võib-olla 90 poisid paneb, aga emandaid ma arvan, et ta flatib. Okei, aga siis nagu meie käsi on domineeritud ainult 3 nii-öelda paari poolt. Mulle ka fold ausalt öeldes väga ei meeldi, nagu selles suhtes. Ma tahaks ikka midagi teha siin. Aga ma mõtlesin... siis tuleb sisse panna, aga 3 bett ta mulle ei meeldi, sest 3 bett nagu 3 bett koolida ma ei tea, mulle ka ei meeldi reisk. Ja pluss on see, et sa võid nagu kooli saada veel. Nüüd ma isegi ei tea, mis siin juhtus. No enam ei saa midagi teha. Mis enam teid seal? Ma just andsin alla lihtsalt. No peabki andma, pole midagi teha. No flatis 9 ikka vist. No kui ta flatis, siis veel ühe reisi flatis ei pannud sisse, siis selliste statudega tükk flatib sul poiss 9 ta ja mingi QC suute, siis ta flatib samamoodi. Nagu, ma ei tea, minu kogus näitab siukse nagu lag, kellel on nagu VTP on suht kõrge, et nad ikka igasugused suute roodi kaardid meil väga meeldivad. Aga see ongi jam on play siis, kui on siuke vend lauas ja sa kindel, et ta niimoodi teeb. Siis on jam. Ma ei ole kindel, aga mul on jäänud see mulje, et mis ma olen lagidelt näinud, et nad on ikkagi üldiselt nende race first in on isegi madalam kui nende VTIP. Jah, ma ei tea. Ma ei tea, kust see nagu lag, nagu see aggressive nendele tulevad, et see on see postbox ja nii rohkem. Mängid palju käsilist. Agressiivselt. Nojah, jammida kindlasti 8, et seal mitte mingit siukest G3 beti teha. Jah. Pole nagu väga huvitavat käed. Mis aja jooksul või? Need on kõik minu mingi novembri keskelt. Enne seda ma tegin Mattisega ühe sessi, kus me vaatasime ka mu high stakes käsi. Aga novembri keskelt mingid käed, kus ma olen PFR-inud ja kus on anted sees. Okei. Oota, mis... Jah. Nii.
kas nagu jah, ma lihtsalt nüüd ei pärreldaks enam. Kas ruutukaart nagu ruutu 9 tuleb, et kui ta tšekib meie kord on, kas nagu me peaks olema skeerid, kui see on just pigem hea? Ei, me lihtsalt ei peti enam, lihtsalt annab alla, kui ta flopi check koolis meid juba. Aga no ütleme, meil on mingi S-poiss või nagu mingi S on pihtud ja ruutu nagu tuleb sinna. Meil on, kui meil read-row on, siis muidugi petime. Mis read-row? Et nagu... Kui meil on ruutu käes nagu. Jaa, aga meil endal ruutut ei ole. Siis ma checkiks tõenäoliselt. Ja kui ta Riveris uuesti ette checkida, ütleme ruutu kompliiti, nagu meil on ruutud ei tule lauda. Siis ma petiks. Või no, ma mõtlen, kui tihti seda flash-drop et vastu. Mis asja? Et flopis vaata nagu flash-draw, et nagu tema, mulle tundub, et nagu calling range'ides on tihti just nagu palju seda flash-draw. No muidugi ta võib olla flash-draw, kui turn leaves, ta võib olla siin mingi S9 näiteks, mida ta tahab protectida. Mingid pocket 3-d näiteks, mida ta otsustas check call'ida flopidest. Mida iganes. Aga jah. Noh, siin ei saa midagi teha. Liidiks turni kindlasti, paks mingi 200 ainult. Ma ei ole kindel. Paks ikka mingi 600 seal. Meil on ikka vist mingid emand 10, kuningas emandad, kuningas 10 näiteks range'is. Jep. Okei. Ma vist tahaks üle reisida uuesti. Ja ma ei tea, see on nagu mingi kahtlane. Ma ei teagi. Aga kui ta reisib turni ja River tuleb poiss, ma checkiks kindlasti. Laseks tal pettida vähemalt lihtsalt. Ta checkib ju kõik, okei, poiss ei checki, aga ta checkib põhimõtteliselt kõik muu järgi ju sellel Riveril. Mis asjad? No ükskõik, mis ta olla saab. No kui tal ei ole midagi, siis ta peab pettima. No ma koolisin ta turni reisi ja millega ta bluffib siin. No aga nagu ma küsin, aga no sina põhimõtteliselt, kui sa liidid seal, ta teeb kliki sulle, siis ma arvan, et sa põhimõtteliselt oled koostatud koolima kõikide kätega, millega sa otsustasid turni liidida, millel on equity't. Et nüüd need kõik asjad, mis missisid ja ta saab enamus käsi, ta saab sul maha petiga siit. Okei, tõsi jah, given the sizing siis tõesti. Eriti. Ja no kui sa petid ja ta reisib, siis on see on cross call vist, aga jah, paradist ma ei näe. Jah, kui sa induusid teda sellega petiga nagu Riveris pettima, siis võib-olla jah, aga ma arvan, et kui sa checkid, et siis sa lihtsalt saad nagu checkimisega saad rohkem kätte kui sellega, et kui sa petid ja siis ta tuleb äkki üle. Jah. Ma mõtlen, kas me K10 ja süükeste kätega või Q10 näiteks me ei tahaks liidida floppi. Floppi? Miks? Tema pre-klikkis sulle vastu, miks sa üldse floppi liidida tahaksid? Ikkagist alustab checkiga ikkagist. Kui tema on nii-öelda agressor. Ja, okei, see läks 200-300. Ja, muidugi, siis küll. Mis riidisin veits pre. Kas ta mind reisis siin nagu või? Ja, ma vaatasin ka, et ta koolis lihtsalt. Ma ei pannud tähele seda. Okay. Ta pani 300 ja siis muidugi. Ja, kuule, aga jah, nagu ma ütlen, mis on sinu teit, nagu viimasel ajal väga palju näen seda, et inimesed mingi mind riidletivad. Jah, mis ma oskan öelda? Mis tuleb teha? Kuidas mängida seda? Kuidas mängida? Kui sul mingit infot ei ole, siis mängi vastavalt enda käele. Aga kui sul on mingi info, miks ta teeb seda või kuidas ta teeb seda, siis see adjusti. Räägime nüüd, mis on erinevad, no, ma arvan, et siin võib ikka mingit general tendenceid nagu teha, et nagu, miks inimesed teevad niimoodi? Ma ei tea. Ma arvan, et seal on erinevaid põhjuseid. Ma arvan, et üks neist...
ma ei tea, kõikide näiteks, ma ei tea, osad vennad võivad teha seda näiteks sellisel põhjusel, et nad ei taha koolida, et äkki keegi tagant squeeze'ib näiteks, et nad ei taha olla nagu mitte agressoris näiteks, kui neil on mingi Pocket 8 näiteks. Nad reisivad lihtsalt info pärast, ma ei tea, mingid siuksed põhjused võivad äkki olla, ma ei tea. No nagu ma olen näinud jah, et nagu see range on uncapped ja nagu see varieerub väga palju. Aga nagu, kuidas see ära kasutada? Ma ei tea, kui mu muud infot ei ole, siis adjustida vastavalt oma käele. Ja siis lihtsalt, kui ei ole kätt, siis tuleb äkki nagu mõnikord ei saagi teada, aga mõnikord äkki tuleb mõni teine spot niimoodi, kus sa juba tead, mis ta täpselt teed ja ma arvan, et see on close, kas avada või mitte, kui avades, ma arvan, et 250 teeks. Anted ka. No, kui siin on mõlemad mitmed mängida. Nii, väga hea. Ma kooliks lihtsalt. Ma arvan, et see liiga tugev. Tahad anda veel sellele Tonni vennale võimalus sisse panna. Saab veel enamus board'i ära stackida veel. Ma mõtlesin, mis on siin nõrgem. Ma mõtlesin, et call oleks näeks tugevam välja. Nagu high stakesis. Ma ei tea, kui sa oled tundmatu neil, siis ma arvan, et ei ole. Okei. Aga läks nii. See on hea ju. Jah, ma ei tea. Ma arvan, et liiga suur võib-olla veits isegi. Tahaks vähem teha. Segadusse sa üldiselt räägid, et nagu jah, kui panna vähem, siis on juba nagu mind freebet teha. No üldiselt nagu kui sa oled meile freebetimist rääkima, on tähele pannud, et kui on nagu 400 avanud, paned tonni 400, paned asjad tonni otsa. No see on sõltuvalt nagu positsioonist, kas sa oled in position, kas sa tahad seal näiteks bluffida mingi spotis, siuke spot on nagu hea, kus sa võiksid nagu potentsiaalselt mingi käega 3 bettida, millega sa ei taha koolida. Aga need spotid on nagu erinevad ja niisugust nagu üldist nagu printsiipi ei ole, et tuleb alati stack size vaadata. Praegu sa teed näiteks 1699, ütleme, et teed 1700, siis tal ei jäägi nagu muud üle. Kas ta shoveb või ta foldib, aga ma kasutaksin seda size'i pigem näiteks mingi sellise käega, millega ma ei taha seal post-flop boti mängida väga. Et ma olen nõus nagu pre selle boti maha võtma, näiteks ma ei tea, Queen Boys näiteks, S10 näiteks, mingi siukse käega. Aga selles botis, kui sul oleks nagu Queen Boys, siis ikkagi kasutaks väiksemat size'i? Ma ei kasuta, ma kasutaks siis pigem natuke suuremalt, sellepärast, et kui sa teed nagu suurema size'i, siis sa võtad tal selle võimaluse, et ta saab siin nagu 4 bettida. Aga praegu ma tahaks nagu anda talle seda võimalust, et ta saaks meil 4 bettida. Et ta ei peaks nagu all inni panema, et praegu ma teeksin mingi 1500 näiteks teeksin ja siis ta saab mulle näiteks mingi, ma ei tea, 2800 teha näiteks, kui ta tahab. Et anda nagu vähemalt talle see võimalus, kui ta tahab midagi teha. 2700 näiteks, aga praegu kui sa teed, siis ta ei saa väga midagi teha, kas ta foldib või shoveb ja tal on kuradi, ei tea, close to mingi, ma ei tea, palju tal on seal, 30 PB-d, 35 PB-d, et jah. Aga jah, nagu et üks küsimus, et nagu, et spoti põhiselt tuleb teha ju neid freebeti asju, aga et põhimõtteliselt meil oli ennem see spot, kus see oli small blindil ja seal see kunagi nagu ei bluffi, et sa teedki alati suurel. Aga siis see kõige viimane spot on ju, et siis vastavat käel kasutada erinevaid size. Nagu... Jah, et mis ma tahan nagu, mis outcome'i ma tahan saavutada seal. Ja, okay. Pole vaja olla nagu mingi talent või nagu mis asja ma ei kuulnud? Et sa nagu ei karda, et sa mingid regud hingivad sinu best size'i. Ei, see on hea. Selles mõttes, et kui sa mingis lauas näiteks jääd vahel siukse asjaga, siis sa saad nagu pärast ise uuesti nagu lihtsalt tugevama käega teha sama asja. Et sa teed lihtsalt järgmine kord nagu, kui nad teavad seda, et
et sa oled võimeline nagu inimesi sellisesse spotti panema, et kui sa saisid natuke suuremalt, siis nende optionid ongi kas shove või fold'eni. Ja kui inimesed nagu sellest nagu aru saavad, et sina sellest aru saad, siis jah, siis ma kasutaks tugevate kätega ka pigem suuremat. Kuule, aga mul on nüüd see küsimus, selline küsimus, et millal sa jõuad sinnamaani, et sa saad aru, et teised inimesed saavad aru, mida sa nagu teed. Et vahepeal nagu... No ma arvan, et sa pead lihtsalt mängima nii palju käsi nendega koos, et noh, põhimõtteliselt jah, et väga palju inimesi on ikkagi samad vennaks kogu aeg mängivad ja ikka tuleb neid tiibis neid spotte ette, kus nagu nii-öelda nussitakse üksteist, et siis ongi. Et kuidas nagu, noh, history loeb ka väga palju, et tiibis on ikkagist, noh, mingi ma ei tea, Big 162 näiteks. Player pool nagu, ma ei tea, 1000 inimest maksimum. Ja kogu aeg on põhimõtteliselt samad vennad, nii et ikka, no selles mõttes history pealt ikka saab päris palju asju teha seal. Aga no muidu, kui sa oled nagu, noh, mängid mingi 10 000 ja 5000 inimesega asju, siis need asjad nagu nii olulised ei ole. Aga lihtsalt, et nagu siukest asju nagu, noh, tasub nagu meelde jätta, et nagu... No ma olen ise ennast mingi 350-st ära leveldanud nagu mingi rekordega, kellega mul on mingi 500 pluss kätt, kus mul on mingi tavai, noh, nagu näevad täpselt teavad, siis ma võtsin olla kõik. No ma arvan, et ma ei tea, et seal väga nagu pigem ei ole sellist asja, et seal on nagu pigem ikkagi inimesed grindivad need alles rolli üles ja nagu, noh, miks nad peaksid hakkama kuidagi seal huiama, kui neil ei ole väga mingit põhjust. Aga noh, kui sa mängid kuradi Big 162 ja näiteks mingi sükst asju tiibis, siis seal on nagu vendadel on kuradi mingi 500-600 kilo kuradi bankroll juba ja noh, neil nagu nii-öelda ei ole nagu vahet seal, et kas nad nagu nüüd keeravad endal mingi spoti perse või keer, kuna ta on nagu kindlad, et sa nagu oled võimeline bluffima seal näiteks, et siis nad ikkagist lähevad oma riidiga ja panevad sisse seal ikka suht tihti, mitte väga tihti, aga ikkagist panevad pigem sisse, kui nad on nagu endas kindlad. Ma ei oska seda kuidagi nagu seletada. Joo, kas me vaatame veel käsi või? Minu poolest võib vaadata. Vai vaatame veits veel. Need on need käed, kus ei ole antes in play. Siin on võib-olla rohkem spiud. Ma alguses alati spiud nendes high stakes asjadest. Miks sa 3 betid seal? See on liiga suur sizing, kui ma tahan 3 bettida. Ma üldse 3 betiks, ma lihtsalt flat'iks. Ma 3 betin sellepärast, et see on late position avang, mul on tugev käsi, ta piilib palju käsi, millest ma olen ees. Meil siukse sizing peale ma ei usu reis. Jah, aga ma mõtlen, et see on halb sizing. Ma peaksin vähem tegema. Ma võiks teha 999. No, 1100 oleks mõistlikum. Aga jah. Aga minu arust 3 bet on normaalne. Või flat on ka normaalne, aga nagu. Miks mitte 3 betida? Jah, mõlemad on fine, jah. Aga siis ma pre-ante ei taha väga 3 betida siin. Pre-ante ma tahaks ikkagist post-flop mängida ja mängida nagu, mitte otseselt nagu ausalt, aga ikkagist nagu noh, välju peale rohkem. No aga see 3 bet ongi ju välju peale. See? Või see, mis ma siin teen, ma mõtlen. On for value, mis see on siis? Jah, ongi. Ja, ei mõtlengi. Aga... Sa ütlesid, et sa tahaksid mängida value peale rohkem või nagu? Nojah, aga lihtsalt, et siis paned ennast nagu selles mõttes, et paned nagu ennast nagu sitta spotti, et sa pead olema valmis lihtsalt terve stack ära päreldama. Võib-olla. Et nagu, kui sa hakkad nagu, noh, tuleb mingi 5-6-2 board näiteks, ja siis sa C-betid ja ta koolib, siis saanud alla, noh, siis siuke asi mõtled, et sa pead olema valmis terve stack ära päreldama, aga lihtsalt nagu ma arvan, et sellel ei ole väga mõtet. Et tuleb paremaid kohti, kus enda stack mängu panna, kui pre-ante, et hakkad päreldama selle 3 bet botis bluffima. Et pigem nagu adjustida niimoodi, et sul on käsi kogu aeg, kui sa hakkad seal päreldama. Et noh, ehk siis see tähendab seda, et 3 betid ainult tugevaid käsi. Kas 3-3 mäss oleks hea flop, kus tšekkida? Ei, miks 3 beti tahad ikka betida, seda muidugi, miks sa tšekkima hakkad siin? Okei, mul on kuidagi nagu jäänud I guess kuskilt häguselt meelde, et mingitest sarnastes mitte küll 3 bet botides, aga sa oled nagu tahtnud ässa tšekkida. Isegi nagu muidugi on spotte, aga see pole kindlasti see spot, kus tšekkida.
Need spotid on lihtsalt minu peas olnud küllaltki sarnased, aga need ei ole ilmselt olnud 3-bet botid. Ma sellepärast küsisin. Okei, ma ei tea. Mu standard on ka kindlasti bettida siin, nagu ma ka tegin, aga lihtsalt mõtlesin küsida, et kas check oleks mingi variant sinu arust. Ma arvan, kus 3 bettid, ma arvan, et ikka petiks seda. Okay. Aga mul ei tule meelde praegu, mis spotid need olid võib-olla. Kui ta callib, siis turn on standard check, on ju? Ei, ma arvan, et ikka petiks edasi. Et ta ei peti seda turni nii ise mitte kunagi. Et ta checkib seda alati järgi ja kui sa riverib petid, siis sul ei ole ka bluff range'is seal väga. Aga sellise size'i peale, nagu mina pre tegin, kas sa üldse arvad, nagu, et nagu siin on tal väga palju kombosid, millest me ees oleme? Muidugi tostab mingi, ma ei tea. S-poisi S10-ga piilida seal siin. Et siis sinu size on selline, et ma ei tea, ma pigem arvaks, et pigem tugev, või pigem midagi sellist, et seda floppi näha, 10 poisid, emandad, võib-olla isegi kuningad. Et jah. Kas sa arvad, et AK forbetib või? Pere? S-kunni või? Yeah. Ei, ma ei usu. Ma ka ei usu. Ma mõtlesingi, et äkki tal on nagu küllaki palju siin AK kombosid või tal on kõik AK kombod ja siis tal on... aga mis sa teed? See on kuuleris, pole midagi teha. Ja pluss oli, kui ta ise pre näiteks trappis siin kunnidega näiteks. Ma mõtlesin lihtsalt seda, et ma saan nendelt S-poiss tüüpi kätelt ja kui tal peaks olema näiteks mingi S10 suitaid, et siin mõnikord, et nendelt ma saan, kui ma checkin siin, siis ma saan nagu nii riveris probably selle beti kätte. Ma ei usu, et head mängijad seal niimoodi koolivad sind seal niimoodi siukeste kätega. Hea mängija foldib riveris S-poissi ära. No siukse liini peale ma arvan küll. Et petid floppi, checkid turni ja siis checkid riverit. Et oleneb, kui kus teeb nii top 8, siis ta tõenäoliselt ei foldi, aga lihtsalt see liin on nagu nii value, et... Ma tegin 1600 lausa. No et siuksed asjad muidugi ei foldi, aga lihtsalt bet oleks parem liin siin, ma arvan. Ma lihtsalt mõtlesin jah, et tal ei saa olla siin väga palju nõrgemaid kombosid ja ma peaksin, et ainus võimalus saadagi ta range'ilt value't, kus võib olla ka mingisugused pocket'id, näiteks pocket 10, pocket poisid on ja siuksed asjad. Oleks pigem bettida riverit hästi väikselt, sest anda talle lihtsalt nii upright, et ta peab callima. Aga lihtsalt mõtlen lihtsalt selles, et ma ei usu, et riverit nagu callib seal nende kätega. Et no, mida ta nagu piilib seal. Kui ma teen mingi ta ei piili midagi seal. Ma arvan, et kui ta on 10 poisid, ma arvan, et foldib flopi juba ära. Et võib-olla ta lihtsalt, kui ta on kunnid näiteks, ta otsustas pre-trappida, siis ta võib-olla heitib life'i ja callib siin näiteks, aga pigem, et loota, et tal on S-poiss, S10 suiti, mida ta tahtnud pre-ära foldida ja lihtsalt selle vastu max elu minna. I guess jah. See käsi on sellepärast ka natuke nimelik, et ma tegingi nii suure sizing'u ja siis mu range on kõigaki tugev ja tema oma ka sellest tulenevalt ja see on S-high board. Nüüd jah, et aga teine variant on see, kui sa otsustad nagu flopid checkida ja siis turnid pettida ja riverid pettida, et see on nagu ka valid liin. Aga kui sa otsustad, ma arvan flopi pettida, ma arvan, et see on parem pettida kõik tänavad. Aga sa ütlesid, et flopid check ei ole variant. Ei, ma räägin, et nagu sa tahad nagu 2 street, sa rääkisid, et sa tahad nagu 2, et sa saad 2 tänavat päljud sellel käel. Yeah. Et sina näed, et ma arvan, et kui sa tahad nagu 2 tänavat saada, siis ma arvan, et see liin on parem, et sa checkid flopi, petid, turni ja riverit. Okei, aga mille peale sa siis algus mõtlesid, et teeks 1 tänava ainult või? Ei, ma saan aru, et sa tahad nagu, ma rääkisin sellest, et kui sa tahad nagu flopi pettida, siis checkid turni ja siis nagu petid riverit, et nagu siis ma ei usu, et ta siin koolib seal. Et see ei ole lihtsalt hea variant, kuidas saada 2 tänavat, aga kui võrrelda seda sellega, et sa petid flopi ja turni? Ma olen nõus, siis see mulle meeldib. Okay. Ma ise petiks ka, petiks flopi, petiks turni ja petiks riverit ka tõenäoliselt. Petiks riverit ka või? Ma arvan küll, kui ma otsustan pettida seal. Siis tal ongi bluff. Sa ei väljuta mõni ennast S-kunni vastu lihtsalt, mida tal on sama palju nagu kõiki teisi kombosid. Ma ei tea, ma arvan, et lihtsalt, et kui see käsi juba nii läks, siis ega väga muud varianti seal ei ole. Sellepärast, mul tundubki, et mõttekam on siin minna 2 striidi, mitte 3 striidi peale kindlasti. Ja mul meeldib bot kontrollida niimoodi, et ma checkin turni tagasi, arvestades seda, kui tugev ta range on given my sizing pre.
No aga lihtsalt see, kui sa võtad siukse liini, sa elimineerid nagu kõik potentsiaalsed bluffid, mis sul olla saavad, seal elimineerid ära, sealt näiteks kunnid, emandad. Okei. Kas ma nende kätega üldse peaksin nagu pettima nagu 2 päreldama või? Kui mul oleks emandad või kuningad või? Yeah. Ma ei tea, siis ma tahaks, tõenäoliselt ma alustaks, ma ei teagi. Ma vist tšekiks nendega ka törni tagasi veel intentiivselt mängiks need samamoodi. Ei no, aga siis ma nagu, selles mõttes, et siis ma nagu, kui mul oleks emandad kuningad ja kui ma otsustan flopi pettida, siis ma ikkagi päreldaks need ka ära. Nojah, sest kui sa mängid seda kätt samamoodi, siis see make ib sense. Aga ma ei mängi vist. Aga no sa mõtlengi, et sul nagu, sul neid käsi ei ole seal nagu range'is, kui sa võtad nagu siukse liini, et sa petid flopi ja siis checkid turn ja siis petid riveri. No mul on vist, nagu ma seda räägin. Okei, ma arvan, et see ei ole väga hea. Okei. Miks sa neid käsi 2 päreldaksid muidu? Emandaid või kunne või? Jah. Sest ta palju nende ässad nagunii. Ma ketin showdownile ju nagunii. Emandaid kunne ma ei usu, et ma üldse 2 päreldaks. Ma siis checkiks flopi, checkiks turni. Okei. Aga kui ta siin riveris nagu sa petid ja siis ta paneb all in või all maha? Ta ei pane selle all in'i lihtsalt. No tal ongi AK ja seda paneb mida AK all. Ei, oot, ma ei saa aru, mis sa mõtled, kui me checkime flopi, checkime turni, siis petime riverit või? Kolm päreldad nagu. Kui meil on S-mutt või? Ma käin mingi 10 sekki eemal. Aga no kui me 3 päreldame, siis meil viimane pett ongi all in'i või? Okei. Aga põhimõtteliselt kui me petime turni ja ta call'ib, siis nagu mis on tema turni calling range? S-X-id. Aga mis on tema nagu riveri calling range? Petime riveri. Kõik need samad käed, millega ta turni koolis, ma arvan, kui ta otsustab bluff catch'i. Selles mõttes, et ta ei peti seal neid käsi kunagi näiteks S-bossi S10, aga ta võib koolida nende kätega seal. Et nagu riverist pole mingit mõtet tšekkida, aga tema bluffib meid midagi tagasi. No selles mõttes ta ei bluffi seal, jah, ma ei usu. Makes no sense tal bluffida niimoodi seal. No ma ei tea, see on nagu minu arust suhtne näiteks emandatega sa võiksid võtta siukse liini, et 2 päreldad või ma ei tea. Jah, võib-olla, et 2 päreldad siis nagu riveris annad alla kunnidega näiteks. Ei, miks sul on juba hea showdown value ju ja miks sa S-sada nii tõenäoliselt ei foldi, kui tal on, et miks sa peaks üldse neid käsi päredama hakkama seal? Ei peagi. No sellepärast mulle meeldibki pigem see, et checkid flopi ja siis petid turni ja petid riverit see S-aga lihtsalt. Aga kui sa otsustad flopi petida, siis ma arvan, et sa pead lihtsalt 3 päreldama, et mitte nagu enda range'i ära defineerida, et sul on seal mingi showdown väljuga käsi. Ja mida iganes sa 3 petid seal pre, ma ei tea, tahad mingid 7-8 suitidit näiteks 3 petid pre selles päreldad ära näiteks, mida iganes. Aga lähme edasi. See on üks lõbus emand kümmaf. Oi. Ma ei tea, miks ma ei peti siin. See on väga obvious bet. Muidugi. Fist pump. Ma ei tea, kas see oli lihtsalt misklikk või see oli minu mingi üritus panna mingit kätt mingisse range'i, kus ei peaks olema. No pigem ei avaks pre anta siukse kätte. 7-6 avaks juba, ma arvan, suitidit, aga 7-5 on ikkagi kõrdi käped või ei viitsi seal hakata midagi tegema. Ikkas petiks. Ma arvan, et see on pett, jah. Ma arvan, et see on pett, on 8-10 range'is. Ja tal eriti palju QX-i floating range'is tegelikult. Ei ole, võib-olla isegi mingi 7-8 suitid koolib siin seal pre ja koolib flopi näiteks 7-8 potid näiteks ruutult. Et pocket 5, pocket 4 võib-olla otsustab flopi koolida. Ma arvan, et käsi on. Ma arvan, et check on ka okei, sellepärast, et ta saab oma mingite asjadega saab siin bluffidega. No ei,
ma ei tea, millega ta bluffima tuleb hakata, millega ta flopi koolib. Ma ei ole kindel, mis sa arvad, kas ta näiteks hash-high'sid võiks blufiks keerata või need on pigem check järgi showdown välja? Ma ei tea. Või kas need üldse koolivad freeway botis? Ma ei usu, et ta siin mingi S10-ga siin koolib seal flopis. Näiteks, kui ta on. Et ma arvan, pigem ikkagist petiks seda turni lihtsalt juba sellepärast ka, et ma ei tahaks nagu end range ära käppida. Sellepärast, et kui me check koolime, siis tõenäoliselt meil on mingi showdown mälu juba, ta saab aru sellest kohe. Ja siis ta saab nagu, siis ta saab riverid nagu suht perfektselt meie vastu mängida. Et noh, et see vastavalt sellele, kas ta bluffib või bluffi. Ja kui see on nagu obvious barrel kaart meile ka, nii et ta võib veel nagu ühe tänava veel tegelikult potentsiaalselt koolida meid pocket 6-ga, näiteks pocket 8-ga, sellepärast, et see kaart andis nagu mingi boys kuni 10, andis nagu cut-shot'e juurde, ülekaart, obvious barrel kaart, ta on regu, ta saab aru sellest ja ma arvan, et ta võib turn ise koolida veel ja loota, et sellist riverid check'id. Ja mul meeldib ka bet rohkem. Mulle ka. Aga jah. Siin me ikkagi, ma ei teagi. See on sticky raisk. Miks ta peaks siin bettima kunagi? Selles mõttes I guess, kui tal on siin mingi, kui ta checkiks kõik need käed nagu turnis, ma arvan järgi, mida tal vähegi make'iks sense siin blufiks keerata. Mingid pocket 6, näiteks pocket 5, vaata, mida ta potentsiaalselt tahaks blufiks keerata. Need käed ei peti turni. Nojah, ma ei tea, võta kinni. Ta võib pettida, võib mitte pettida. Et nüüd ongi siuke rõve spot sellepärast, et turni tšekkisid, et ta saabki nagu riverid suht perfektselt mängida, et otsustab, kas ta bluffi või bluffi ja sinu range on nagu ka nagu selge põhimõtteliselt tema jaoks, et mingi pocket paar seal on, et mis nagu mutti ei meeldinud selle pocket, ma ei tea, 8-10 poisid ongi enamus range'is seal, millega saavad turnis check koolid. Yeah. Et põhimõtteliselt range on face up tema jaoks ja selles mõttes mul tundus, et mu range on siin ikkagi nagu märksa nõrgem selles suhtes, et ma olin lihtsalt või nagu, kui ma olen põhimõtteliselt pettinud ühe lihtsalt floppi, mis on suht siukene flop, mida ma tahaksin siibettida palju, I guess. Kui ma olen esimene avaja ka, mu range on mingi mega lai. Mul võib seal isegi mingid 7x jälle. Ja sellepärast ongi nagu turni parem pettida. Ma saan aru, jah. Et siis on nagu range ei ole nagu nii defined, et sellest, et siis kui sa turni petid, siis su range on ka veel tegelikult nagu sinu nõrgad asjad on ka veel range'is tegelikult. Aga kui sa turni nagu check koolid, siis sa nagu põhimõtteliselt elimineerid enda nagu selle, mitte otseselt, ma arvan, et see pigem ikka elimineerid nad on kuni 10 ja asjad kui ära, et see check kooli seal kuni 10-ga näiteks. Ja et siis näiteks kui läheb niimoodi, et sa petid turni, ta koolib ja river tuleb mutt ja sa checkid ja ta siis petib, et siis ma oleks nagu more likely ära koolinud teda kui praegu näiteks. Aga mul on oma ja kui ER-i ka ju siin spotis praegu veel. Sul? Jah, sa arvad, et mul ei ole või? Kas arvad, et nagu mul ei ole siin turnil üldse nagu check give up range või? Muidugi on check give up range, aga check all range, mis ER sul check all range'is on siin? Jaa, okei, muidugi. See oleks check all, never mind. Jah, muidugi, siis mul on ainult showdown value. Ja kui ta teeb sellise size'i ka, siis see tundub lihtsalt mega value-ish. Ta saabki nagu riverid suht hästi siin vastu mängida. No ma ei tea, ma ei suutnud maha panna, aga võib-olla siin, ma ei tea, tundus liiga hea price. Aces. Ai! Now go insane. Kui ma juba avasin, siis võiks äkki siibettida seda floppi ka. Ma ei tea, Resk. Ära ava, Resk. Ei, mida? Kuradi asi see on? King high, Resk. Kuradi. Ma ei tea, see oli küllaltki ebastandardne. See on nagu, võid nagu sinna panna selle, kuskil mingi artikli kirjutada, kuidas image'id pildida endale lauas. Ma arvan, et see läheks sinna kategooriasse. Jah. Okei, siin... Ikkagi spetiks juba. Pole midagi seal.
Kui see vend juba 3-4 offi flat'i, siis ta range on väga lai seal. Easy siib, et paneks isegi for value seal reis. Check call'iks isegi for value seal. Muidugi. Ma mõtlesin ka, et panna see käsi pigem check call range'i. Sellepärast, et ma tahaksin pigem päraldada asju, millel on nagu rohkem equity't. No. Sellepärast, et ta checkib tagasi ka nagu good amount of the time ja siis ma saan lihtsalt jõuda küllaltki cheaply showdownile. Ma ei pea mõtlesin, kui sa petid, siis sa saad nagu nii paljud asjad välut, mida sa oled ees lihtsalt. Siukse venna vastu. 10 poiss, kuradi 9-10, ma ei tea, Fordi emand 10 ka selle ära. Et noh, ta isegi Fordi poiss queen'i selle raudselt ära, et sa saad välut sellest. Et sa ei anna talle tasuta kaarti ja 8x vastu on okei equity, aga noh, siukse venna vastu mõtlesin muretseks üks asja pärast, et ma lihtsalt petiks for value seal flopil siukse venna vastu. Alustaks petiga ikkagist. Jep. Et see on ikkagist blind versus blind. Oota, mis ma limpisin? Ei, seda 3x-id pre. Okay. Ta koolis ja noh, kuna see blind versus blind, see range'id on ikkagist laiemad ja ikkagist alustaks petiga, siis ta ei taha hakata kohe check call'ima seal kuna siis jälle sul tõenäoliselt mingi showdown value, et poiss x-eni. Yeah. Alustaks ikkagist petiga, saad siit ühes kooli, saad float'e veel siuksel boardil. Jep, ma isegi ei tea, miks ma ei peti. Ja siin, kas ma siin võiksin, me ei ole mõtet petida for value lihtsalt. Ei, muidugi. Sain maksimumi. Jah, vastan ei saa aru sellest. Et see on hea. See on liiga optimistlik ilmselt, jah? Minu arust küll. No, oleks kui kolmanda päeval pannud. Ai, ma tšekiks. Ai. Ma oleks vist pannud teise pärrali. Ei, miks? See on see, mis siis. Ma oleks mõelnud lihtsalt, et ma sain equity't juurde. Peaks kütma. Kurat, need vennad ei foldi seal, kuradi poiss X ära, kui sa pärralid. Tõsi. Ma oleks mõelnud, et see on ainus 500 kätt võita, peab panema. Aga jah. See on obvious bet, on ju. No jah, on teeks suuremalt veits. Miks? See on ju nii trai. Ei ole väga trai. Mis mõttes ei ole? See ennem just ütlesid, et samasugune board on trai, kus oli lihtsalt kunni asemel ema. Ja ma räägin lihtsalt siuke vend, kes koolib siin, ta koolib siin 4x-iga ka siin. Okei. Kool, jää mükke, bro. Mis tegid? Mis kool see on, välu või? Ma ei tea. Mul oli selle vennaga mingisugune dünaamika, nüüd mul tuleb meelde. Aga reisis juba. See oli value. See oli float call out of position. See oli... Nine high. Jou, nine high on hea siin. Nine high võtab. No mine perse. Mul oli lihtsalt riid paigas. Täiesti perses. Soul Reader. Käisid kuskil kuradi kuulehõõrumas kellegi juurde. Kas see oleks olnud ju Riveris pettu välja? Sa oleksid Riveri ka check call'inud või? Muidugi oleks. Sa arvad, et nine high ei ole hea seal või? Ja kui sa ütled, et oleks, see on päris hea raisk. Nii. Nahku mina sind coachin. See on see sama vend. Väga hea. Ma paks kuradi 5 sotti juba seal. See kosmonauti foldi hästi. Paks rohkem veel, 6 sotti raisk. For value raisk. Praegu oleks hea, oleks 6 sotti, praegu oleks 2 tonni saan vajutada juba. Mis on? Nii on. Nii on. Nüüd oleks all in saanud kütta juba. Kui ei mõtle, et üle see vend bluffib kooli ära raisk. Ei! Ma mõtlesin, et ma annan talle võimaluse bluffida, aga see ei!
Siuksed enam teeb bluffi, neil on ainult kool button seal ja siis button. No ma räägin. Ta oleks saanud full, ta oleks River all-in ära koolinud. Ta oleks River all-in ära koolinud, kui ta 10 pihta oleks saanud. Ma räägin. See on Sunday Million, daamid ja härrad. Solid. Ma olen Iramaksis kohal. Sama vend jälle. See on hea raisk. Aga hea. Petiks for value ikkagi. Paneks ikka rohkem, paneks 170, kui ta kolib seal 9x-i või 8x-i. Ära trolli. Ma ei trolli ausalt petiks for value seal. See vend mõtles, et türa, sa oled mingi haige vend, koolid 9 haige törnis. Okei, uus laud raisk. Kas siin on üldse mõtet nagu freebetida või? Muidugi. Siukse venast obviously, ta koolib seal nii palju, see on veel pre ka, nii et siukse tag teedseks muidugi fist bump. Okay. Aga kas ma mõtlen nagu sellist vendade vastu, vaata, sul on see teine kaalutus on see, et kui sa flatid ja siis nad, ütleme, näiteks avasid siit mingisugune QT-ga ja siis nad saavad oma 10-le pihta ja siis nad stackivad ära mulle, vaata. Ei, stacki, see on hea vend. See on hea vend, sitaks hea vend. Ta on hea vend, okei, ma ei tea midagi. Okei, see on räägelt hea vend. Aga lihtsalt sellepärast 3 petiks juba, et stackid on nii sügavad ja ta saab siin piilida siin nii palju asjadega, mida ta avab sealt. Et easy for value 3 bet. Aga siis 3 petiks väiksemalt natukene? Ei. Te olete nii tiibid ju, miks? Normaalne sais. Okay. Väiksem pool küll mõtlesid. Okay. Seda oli tšekiks. Aga hea. Kui see oleks nüüd jälle check, siis ma pettisin siin vist. Ei, miks? Seepärast, et nad tšekivad need asja nii uuesti. Ja ma arvan, et su mutt-hai on sul hea seal juba, et ma arvan, et saad lihtsalt Riverist saad pettida lihtsalt. Riverist pettida? Jah, kui tuleb Blanco näiteks, 2 näiteks. Pettida? Jah, lihtsalt kunn-hai välja foldida. Kunn-hai foldib seal üldse? Kunn või? Jah. Jaa. Okei. Ma arvan, et su flopi checkback range'is on suht palju ässasi ja kui sa flopi checkid, siis ma arvan, et see on normaalne, kui sa checkid turni ässaga ja pluss veel selle small blind range'il võib sul olla palju ässasi range'id, mida ta 2 korda flatib või tähendab 2 korda checkib ja pre-koolib. Alati ei pruugi, aga ma arvan, et flopi ja turni checkback on fine. Okay. Ma mõtlesin just pigem, et ma ei lase neil equity't realiseerida ja nagu petin spotis, kus mul on veel nagu nii-öelda mingid equity'd, mida ma saan realiseerida. Jah, aga lihtsalt, et siis kui nad nagu kunn 10-ga näiteks otsustavad turni koolida, et siis sa ei saa enam Riveri bluffida. Sa pead Riveri alla on mees. Ne? Aga ma pigem olin selle spoti vaata, kus nagu võiks kart tulla. Okei. Nii. Pett on jah, obvious. Petiks ikka, siis muidugi backdoorid ja. Yeah. Tuli raisk. No nägid, olekski saanud enda kunni raisk. Ei, miks nii vähe? Flash Road missisid, 10 poiss missis. Mingi, ma ei tea, kunn 8 missis. Okei, kunni 8 ei missinud, mutt 8 missis. Poiss 8. Mõtlesin, siis me kipime absoluutselt kõik tema maid showdown value handid sees. Ma arvan, Flash Road missida pigem koolib rohkem ka juba, kui ta otsustab koolida. Et see kunn on nagu mitte nagu nii relevant. Sa koolid seal mingi S10-ga ka näiteks ja otsustad Riverit bluffida näiteks. Jah, võib-olla tõesti. Pahaks ikka rohkem risk.
ei, miks? Ma mõtlesin, et ma ei vitsi väga hakata seda kätt positsioonist väljas flättima. Miks jumala hea, flop peab jumala hästi ja siukse stack test juures ju natsi, mida koolib. Mis teha, et out of position, aga tuleb sealt ka mängida vahel. Okei. Jah, ma olen tegelikult kuulnud seda varem ka, et sa oled öelnud, nagu ma olen olnud mingi tendents rohkem, et ma kipun out of position nagu free bettima või foldima, et tahan nagu initsiatiiviga siseneda botidesse, aga sa flatid palju rohkem OP-st nagu mingit laia range'i. Small blindilt just. Muidugi. Et nagu mängidki post-flop, et nagu ega sa päris iga käsi ka ei saa kuradi ässa siia kunni ja mutti reppida, et mängidki nagu natuke laiemat range'i ja siis kui sa nagu mängid laiemat range'i, siis saad nagu post-flop rohkem asju reppida ja mõnusam. Ma olen viimasel ajal üritanud ka seda rohkem teha ja mul on selle kohta mingi nõud tehtud ka. Et nagu siis saad põhimõtteliselt enam kõiki board'e saad reppida seal, sul on nagu hea board coverage olemas. Keegi saa sust üle joosta nii-öelda, sa check race'id, igast möllu saad teha seal. Siin nagu check on normaalne, ne? Ei, petiks ikka, sul nagu show'da määnut ei ole ja teeks one street ka, et kui koolib, siis lihtsalt annaks check fold'iks. Aga enam pole midagi teha, aga suute kes tavasid, siis ma ikkagi üks spordi C-petiks 100% range'iga, et vahet ei ole, mis ma on siin. Okay. Nii. Kuradi karvane reis, vist ei tahaks koolida. Oleks rutu poiss siis kooliks reis? Ja, ma ei tea. Ma ei tea, kas ma kooliks. No ikka kooliks, cutshot ja backdoor. Saad veel kuradi äärtusi reppida. Siin betiksid, jah? See on 3 bet bot ju. Sina ei 3 betinud ju. Ma lihtsalt, ma arvan, et ma tahaksin siin, ma ei teagi, ma arvasin cross bot, ma arvasin Miltosel on siin, jah, ma arvan, et jah, ei ma arvan, et kool on, ma arvan, okei, hetkel veel, aga lihtsalt, et selliste kätte probleem ongi see, et kui head vennad on vastas, siis sul on midagi muud teha, sa pead koolima vist, aga sul on backdoor flush draw ka veel ja aga lihtsalt, et nad saavad nagu nii hästi nagu pressure'i peale panna sulle. Nad on head vennad, jah? No see Miltos on hea vend, jah. Aga see Mailand Longi, teda ma vist ei tea. Ei tundu praegu tuttu. Aga lihtsalt nad saavad suht nagu perfektselt sinu vastu mängida edasi ja saavad vastavate size'idega siis nagu täpselt sinu range'ile nagu teha. Et nagu sinu range on seal Boys X või Pocket Boysid, on ju. Et et vastavalt sellele nad saavad seal oma mängu nagu kujundada ja põhimõtteliselt enamus sellest actionist, mis läheb, ongi see, et checkitakse turn läbi ja siis annab põhimõtteliselt turnieri kaardi näiteks, aga ega sa midagi muud teha väga ei saa, aga lihtsalt, et jah, see on siuke nagu nasty spot indeed. Aga jah, enam ma ei teeks midagi. Miltos seal jah, piilis 7-tega. Et jah, fine. Et sul on nagu raske nagu valut extractida seal, et sa peadki lootma selle peale, et lihtsalt kõik tšekivad pärast läbi. Jep. Mis see nüüd? Et nii dryboardil oleks olnud nagu halb alla kanda poisiga. Ei jah, backdoor flash draw ka, et siis tõenäoliselt mitte. Aga mis tegid siis? Ma mõtlesin siin, et mingisugune suhteliselt, et nende mõlema range'id on nii laiad ja ma saan nii palju folde ja mu käsi mängib hästi. No aga sul on ju kuradi 160 või 190 vaja juurde panna, floppi näha. Jah, on. Easy goal. Okei. Kas see on nagu väga halb?
No oleks Antet sees, siis veel saaks aru, aga pre-Ante, kui sa ei võida midagi. Nojah. Võida midagi selle show'ega. Sittagi võida. 4 blindi. 5-4 puhul. No selles mõttes, kui see show nagu, see ei aita sind mitte kuidagi moodi, et stacki juurde sa ei saa, midagi rohkem sa selle stackiga teha ei saa. Et noh, sa lihtsalt looda, et sa koolid ja floppad võrdi ja kellegil on sitem ja noh, see on palju parem just. Ja see on halb. Ma ei tee seda ka standardina, ma ei tea, miks ma tegin. Ma mäletan. Aga hea. Sais on normal. No nii. Mis saab? Petiks ikkagi seda poole. Jaa, muidugi. Petiks ka. Sul on backdoor flash throw veel. Keegi väga sind siuksel boardi floatima hakka, kui early avada. Saad nagu, keegi koolib, saad nagu easy check boldi teha pärast. Jep. Ikka petiks. Nii. Nüüd kui 2 venda kooli, et siis ma tõenäoliselt lihtsalt petiks uuesti. Ma ei checkiks. Ma mõtlesin korra, mis välit nagu kumb parem oleks, kas check või bet. Aga mis ma petiks lihtsalt sitema käest värud saada. Petiks umbes sama saisi, mingi vähem 660 näiteks. Nüüd on juba suht karvane. Aga ei, ma arvan, et lihtsalt, et nüüd on bet, kool on fine selles mõttes, et no enam pole midagi teha, aga lihtsalt, et jah. Enam pole midagi tõesti. Et see P-vas võib jäst täälida lihtsalt seal, kui sina alla annad nagu. Ja sellel big blindil ka väga tihti midagi ole, et kui tal on mingi 6-7 näiteks, et otsustaks flopi piilida näiteks. Et siis tema foldib selle nagu instant ära ja siis P-vas selle nagu hea spot, kus täälida. Jah. Aga ma arvan, et bet on parem, sellest, et saad sitemate kunnide, kes saad älut veel. Jah. Nice. Teeks rohkem ikka vist, kuredi nii tiibid oleks. 3x-iks. Bet on ju. Mis asi? Et siin peaks bettima. Sa tema 3 betsi, miks? Sorry, ma olen räigelt tunine nagu. Mul on mingi palav ikka praegu. Okei. Jah. Ma siin kooliks lihtsalt, backdoor flash throw. Nüüd lihtsalt annaks alla. Ei, miks? Ma ei tea, jah. Ta ei foldi seal SX-i kunagi ära. Jah, ma ei tea. Ma lihtsalt checkiks. Ta checkib seal kõik enda SX-id järgi, ma arvan. Mõtlesin vist, et tal on suhteliselt palju eeri. Noh, ta checkib kõik oma SX-id ka, aga noh, mitte just eeri, aga nagu käsi, mida ma saan foldima. Nagu kõik mingisugused pocket paarid näiteks, mida ta otsustas 3 bettida for some reason. Võib-olla tõesti. Et kui ma teen sellise sizingu ka, siis minu käsi võib siin tunduda nagu SX. Ma mängin SX-i täpselt niimoodi. Ei, muidugi mängid, ma olen nõus. Lihtsalt check foldiks. Ma kindlasti tegin. Pole midagi muud teha seal. Nii. Teeks rohkem ikka. Jah, see on nii palju asju, mis tuleb koolda, 7-8. Foldi nagu suurem beti peale nii neid. Pluss seal äkki mingi, ma ei tea, S10 näiteks kuradi cutshot'iga ülekaartidega. Et jah, ma teeks rohkem, 180, 160. Ja seda viga tuligi nagu mingi mitu korda, kus ma saaksin saisida suuremalt, sest vastase calling range on nagu ilmelastne, et kui ta tahab koolida, siis ta koolib nagu nii. Jah, et sai väiksem saisi sõltu nagu sellest, kas ta koolib või mitte. Et kui ta koolib, siis ta koolib suurema ka. Ja selle panin kirja.
aga ma ise lähen praegu söön ja siis lähen ilmselt magama ka. Ma ise ei jaksa praegu rohkem review'da. Ma ei tea, kui te tahate, võite teha või? Mõistlik. Ja, kus mõttes,